Hei, tere jälle! Mul on hea meel sind tervitada. Huvitegevused, mis noored silmad särama panevad, on tänase webinari teema ja see toimub siis üle-eestilise noorsootöö nädala raames. Ja üks 5 webinarist, seekord seerias juba siis 3, mis see nädal toimub. Minu nimi on Roland Tocco, olen Edu Akadeemia üks asutajatest ja selle webinari moderaator viin läbi. Mul on väga hea meel ka tutvustada tänaseid webinari külalisi. Minuga siin on Alo Savi, Põlva gümnaasiumi direktor ja just hiljuti MyHits Awardsil aasta YouTuberiks valitud Andrei Zevakin. Tere Alo, tere Andrei. Tere. Tere. Et enne kui me alustame, siit kohe annaks õige pea annan sõna üle, aga siis ma teen veel väikse sissejuhatuse enne. Millest täna räägime on huviharidus ja huvitegevused, mis on nende erinevus, kuidas need sulle kasuks tulevad ja kuidas võib-olla läbi selle oma kirge ja oma seda enda teed leida. See on täna põhifookuses. Ja tuletan veel meelde selle ka, et meil on endiselt käimas võistlus School 2018, et super cool. Ja kui ma annan märku siin kommentaaris, et mis koolis sa praegu käid, samas meil on väike täiendus, kui sul on ka mingi huvikoolis, noorteorganisatsioonis või noortekeskuses, kui sa oled juba kooli lõpetanud, siis võid ka selle panna ja ka nemad osalevad siis selles võistluses. Ja nädala lõpus me anname ära tervelt 1000 või siis 5000 euro väärtuses erinevaid kingitusi ja peaauhind on väga vinge. Sellest oleme juba siin ka eelnevalt meili teel teada andnud ja pärast pole ka, aga see praegu jääb siis välja ütlemata siin, aga teine asi veel, kirjuta kommentaaridesse, küsimusi, ole hästi aktiivne, sellepärast et me loosime selle webinari lõpus välja veel erinevaid toredaid, ägedaid kingitusi ja auhindu, nii et ole aktiivne ja saab kindlasti võid saada väga ägeda auhinda. Ja ütlesi veel, ma panin üles kommentaari, kus sa saad minna sellele Facebooki eventile, kus on üleval võistlus, millest ma just rääkisin ja saad siis kutsuda veel oma sõpru, tuttavaid osa saama sellest ägedast noorsootöö nädala võistlusest. Aga lähme webinari juurde ja siis kuidas see täna võib-olla välja näeb, ongi see, et mina räägin siit poolt ja siis ma vahepeal annan selle siit üle edasi niimoodi. Pole probleem, jah. Ma annan tagasi ka. Oota, nüüd läks lappama. Ma annan siit. On kuidagi erinevad olema. Proovis kõik õnnestus. Igal juhul huviharidus ja huvitegevused, aga lähemegi kohe selle juurde, et mis vahe on üldse huviharidusel ja huvitegevusel? Et Alo, äkki sa natuke kommenteerid kohe, mis see vahe sellel on? Et osad võib-olla nagu segane, juba sarnased nimed, aga mis on neil vahe? Ja, see on väga lihtne. Huvitegevus on see, mida võib teha igal aastal ühe uuesti ja huviharidus on see, mida sa pead tegema aastaid, et lõpuks saada kätte üks väga oluline tunnistus, et sa oled mingisuguse huvikooli läbinud ja huvihariduse kätte saanud. Huvitegevuseks võivad olla erinevad ringid, mis on näiteks kas koolide juures või noortekeskuste juures ja huviharidus saab tavaliselt huvikoolidest ja need võivad olla täiesti mingisugused suured huvikoolid nagu muusikakool, kunstikool, aga võivad olla ka sellised väiksemad erahuvikoolid, et on näputöö stuudiumid selliseid, mis mitu aastat on võimalik läbida ja siis on loomulikult spordikool on veel. Nii et hästi erinevad. Aga põhiline erinevus on ikkagi selles, et ühte teed mitu aastat ja lõpuks oled proff ja siis teist teed ühel aastal ühte ja teine aasta teist ja käid ringides. Et see on siis see huvitegevus. Okei, nagu me siin enne Andreiga korra põgusalt ütlesime, siis Andrei, sul on vist see, et sul on nagu mõlema kogemus olemas, on ju? No mul ongi, et võib ka nagu 2 kategooriasse panna, et nagu huviharidus on see, et nagu on nagu muusikakooli haridus on ja nüüd see, mis mul nagu muusikakoolist ja kõik see muusika, mis ma sain on ja selle panin tegelikult nagu hobisse vaata, et siis see hobi on nagu siis nagu see YouTube, mis ma teen, siis ma olen kuidagi need 2 asja nagu seost on nagu põhimõtteliselt, et 2 nagu näidet kohe niimoodi oma elust. Ja, et põhimõtteliselt see muusikakooli kogemus on ju, et sa käisid seal, see on nagu läheb huvihariduse alla ja see, et sa YouTuberina tegutsed, see on nagu huvitegevus.
et siis hea nagu lihtne nagu tänase näite kõrval kohe juures seda Andrei puhul selle nii-öelda selgeks teha nagu puust punaseks. Aga miks see huvitegevused ja huvihariduse ja selle omandamine või saamine, miks see üldse vajalik on? Et, Alo, miks peaks üldse mõni noor tegelema? Ma hingan mikrofoni võivad. No ega tegelikult ei juhtu inimesega midagi, kui ta seda ei tee. Et eks ta, siis mina on rahulikult paigal, ei tegele ei huvihariduse, ei huvitegevusega, kasvab, sööb, magab ja mis seal ikka, ega milleks ongi inimesele vaja sõpru, teisi inimesi, kes teda inspireerivad, panevad teda tahtma olla parem inimene, aitavad tal areneda, et ega tegelikult ei olegi nagu selliseid asju vaja. Ja milleks üldse elus hakata otsima midagi sellist, mida sa tõeliselt tahad teha, ehk ühendada lõpuks hobi ja sissetulek. Et ei, tegelikult võib ju rahulikult käia ära selles koolis, mis on kohustuslik, mis on põhikool, võib-olla pärast seda veel kas natuke gümnaasiumis ja kutsekas ka minna tööle, ajada natuke pappi kokku, istuda õhtuti telekadega ja jumala okei on. Aga kui sa tegelikult tahaksid niimoodi, et sa hommikul ärgatasid, mõtled, kui ma nüüd saaksin juba tööle ja sinu töö ongi see, millega sa oled tegelenud aastaid, see sama huvitegevusest ja huviharidusest välja kasvanud, nii nagu Andrei enne siin ütles, eks ole, et vaat see paneb silmad särama ja tegelikult eks see on siis sellise särasilmse õnneliku elu alus, nii et polegi midagi erilist. Väga hea. Andrei, kuidas sa kommenteerid seda? Miks on vajalik? Kuidas sa tunned? Ma ei tea, ma arvan tegelikult, kui ma mõtlen nagu seda haridust ja seda nagu tegevust, tegelikult ongi naljakas minu arvast minu elust on nagu see, et okei, vaata, ma käisin 7 aastat muusikakoolis, ma käisin veel Tartus, käisin Elleri muusikakoolis, siis ma Inglismaal õppisin. Põhimõtteliselt terve elu olen muusikaga tegelenud, kõik see, nagu see klassikaline pool ja nii edasi, vaata. See kõik nagu oli nagu haridus, vaata. Aga lõpuks on see, et tegelikult mis ma nagu üldse, millest ma nagu huvitun rohkem. Nagu see, mis mulle reaalselt nagu huvi pakub, on see, kui ma hakkasin nagu reaalselt nagu jätsin selle klassikalise klaveri enne, et siis ma hakkasin nagu produtseerima, et see on nagu siuke huvitav asi nagu, et nagu, jah. Aga jah, ma ei teagi. Selles mõttes selle hariduse nagu omandamine, see annab ka ikka tegelikult nagu päris palju juurde, vaata, et selles mõttes ongi, et kui ma ei oleks muusikakooliga läinud, vaata, ma ei tea, kas ma tegeleks selle nagu asjaga, mis ma praegu tegelen, et nagu, et ma ei oskaks öelda. Et ma tean ka on palju inimesi, kes, ütleme, kes produtseerivad ja ongi nagu reaalselt nagu lihtsalt ei oska laulda, ei oska mitte midagi teha, aga nagu ülihead produtsendid. Nii et selles mõttes ikkagi nagu see hariduse nagu see omandamine on ka nagu, see on ikkagi vajalik, on. Aga see ikkagi nagu Alo ütles, et ikkagi on see, et reaalselt kui sa ärkad hommikul üles, vaata, et siis ongi see, et davai, et ma tahan reaalselt nagu seda teha. Et ei ole see, et ma ei viitsi tööle minna, et see on see, mis sa teed nagu vastu tahtmist ja nagu tegelikult ma oma selles MyHitsi selles kõnes ka tegelikult ütlesin, et tehke seda, mis teeb teid õnnelikuks, et see ongi tegelikult nagu põhitõde. Kui sa hommikul üles ärkad, et sa reaalselt tahad üles, sa tahad, ma ei tea, tööle minna, tahad kooli minna, nagu see on nagu kõige tähtsam, et lõppude lõpuks jah, et vahet ei ole, kas sul on haridus, vahet ei ole, kas sul ei ole haridust, et ma tegelikult praegu nagu, kui ma lõpetasin gümnaasiumi, ma ülikooli ei läinud. Ja olgem ausad, mul oli täpselt samasugused reaktsioonid, ja et ikkagi ma sain hästi paljudelt inimestelt, mis asja, kuidas see võimalik on, sa ei lähe, vaata, ülikooli, bla, 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 ja ma saan aru, vaata, et nagu, aga ma tundsin, et nagu, ma just olin endale selle produtseerimise avastanud, siis kõik oli minu jaoks nii uus, nii põnev ja ma tundsin, et nagu ma suudan sealt midagi välja võluda. Ja ma tundsin, et nagu... Millal sa kooli lõpetasid muidu? 2016 vist, gümnaasiumi. Et jah, nagu selles mõttes, kui ma oleks kusagile läinud, vaata, ma oleks ikkagi nagu produtseerimist õppima läinud, aga ma tundsin, et kuna ma just olin vaata Inglismaalt tulnud, siis ma veel ei olnud nagu väga valmis minema
veel edasi vaata nagu uuesti riigist välja ja ma tahtsin nagu siin veel nagu veits olla vaadata ja ma lõpuks nagu võtsin selle otsuse vastu, et okei, ma hakkan nagu produtseerima ja ma tundsin reaalselt, et nagu ma siit võlun midagi välja ja nüüd ongi, et 2 aastat hiljem siis ilma nii-öelda ülikoolita, millegita nagu ma olen mingisuguse asja endale nagu ehitanud, vaata, et nagu see on ikkagi aega võtnud, aga jah, et selles mõttes see ongi nagu näide, et nagu et võib-olla seda ülikooli haridust nagu otseselt ei ole vaja, kui sa nagu reaalselt tead nagu, mida sa teed ja sa usud nagu endasse. Ja, ma nõus, et ma läksin ülikooli, ma käisin 4 aastat, aga see ei olnud minu teema kindlasti, minu eriala, mida ma oleks pidanud õppima minema ja ma ei ole tänaseni kasutanud sellest sisuliselt midagi, mida ma seal õppisin. Et ma ei saa öelda, et mitte midagi, aga ma olen siis nii-öelda sellest igapäevases tegevuses või töös, mis ma täna teen, ma ei kasuta nagu neid asju, mida ma seal õppisin. Ja tegelikult see ei ole üldse kuidagi minu nagu olemusega ja tegelikult ei lähe kokku, et ma läksin lihtsalt, kuna keegi teine arvas, et see oleks hea asi, mida mul on vaja majandusõigust õppida, siis ma läksin seda õppima. Ja selles suhtes Andrei on hea näide, et ma tegelikult siinkohal tahakski ka öelda, et mul on tegelikult tänaste külaliste üle eriti hea meel, et nagu Andreid ma tean juba ka paar aastat, ma arvan vähemalt. Päris mitu aastat juba, jah. Käisid, oled paaril meie Eduakadeemia korraldatud koolitusel ka käinud ja mäletan, kuidas Andrei oli selline hästi aktiivne ja tuli, mäletan mingisugusele õhtusöögile, läksime veel koos esinejaga. Ma ei tea, kuidas ta sinna sai, siis tavaliselt seda ei juhtu, et osalejad saavad sinna, aga millegipärast igal juhul ta oli nagu aktiivne, nagu ta näitas enda aktiivsust ülesse ja seda on nagu, ma tundsin juba siis, et midagi ägedat sellest tüübist tuleb ja nüüd on see on ju juba paar aastat hiljem juba väljendub see ka tulemustes ja numbrites, et mis sul YouTube'i kanalis, mis 117 000 on jälgijaid. Praegu on üle 117 000. Just see on praegu, see on 117 000, see on uskumatu. Ja teiselt poolt Alo, kes on meiega siin, on ka minust, kui ma käisin Põlva gümnaasiumis külas, siis mul tekkis tunne, et ma sellises koolis ma võiks täitsa ka praegu õppida, et kui selline direktor oleks, siis oleks nagu väga lahe. Et loodan, et selliseid direktoreid saab rohkem Eesti koolides olema. Aga rääkides nüüd edasi sellest huviharidusest, sellest siis tegelikult ongi, mis ma külaliste puhul jällegi, ma näen mõlemal silmad säravad tehes seda, mis nad teevad ja mul on tegelikult sulle küsimus, mis huvihariduse või huvitegevustega oled sa tegelenud, kes sa vaatad seda webinari, anna siin kommentaarides märku, oleks huvitav teada, et millega sina tegeled ja anna meile teada. Aga lähme edasi, võib-olla küsimus, mis siit juba korra on nagu läbi käinud, et osad küsivad, et kuidas see säde leida, kui valikuid on palju, on Maigi küsinud, et kas siis tegeleda kõigega? Alo, mis sa arvad? Tegele korda mööda. See on, kui sa järele ei proovi, siis ei tea, millega sa kõik tahad tegeleda. Ja tegelikult hakkab siin mängima ka see, et kõige ägedamad asjad sünnivad hoopis nagu, kui panna 2 erinevat valdkonda kokku. Et jällegi ma viskan pallisid, ma viskan veeklaasi siit, või siit tuleb. See on mulle nüüd, ma ei tea, kus kolm on peast. No, väga hästi. Roland ei said maha. Aga veeklaasi Andreile, et kui me räägime siin, eks ole, klassikalisest muusikalisest haridusest, siis ma arvan, et see on aidanud saada sul paremaks selles osas, mida sa praegusel hetkel teed. Et ükskõik, kui me vaatame mingisuguseid maailma tippe, siis nad on saanud seda haridust ja ka huviharidust mingisuguses valdkonnas, läinud teise üle ja need 2 valdkonda pannud risti kokku. Et tasub täiesti proovida tantsimist ja muusikat, sporti ja muusikat, tantsimissporti ja mis iganes, tehnoloogiat, robootika ja muusika panna kokku, ilmselt sünnib seal midagi väga ägedat. Et tähtis on lihtsalt see, et esiteks ennast ei tohi lõhki tõmmata. Ehk öös võiks ikkagi olla rohkem kui 6 unetundi, kuigi ma saan aru, et paljudele noortele on seda natukene palju palutud, aga võiks olla rohkem kui 6 unetundi. Ja teine asi on see, et igasse asja peaks natukene süvenema. Ehk neid huvitegevusi võib olla palju ja võib olla kõike proovida. Aga pärast ei saa üle lugeda, et seal käisin 1 tunni,
Tantsimas käisin 1 tunni, korvpalli tegin 1 tunni ja nüüd ma olen teinud hästi palju huviharidust või huvitegevusi. Ehk tubli pool aastat, 1-2 kursust, huvikoolis 2-3 aastat ikkagi tasub ära käia selleks, et saada nagu tõsine maitsesuu ja see süvenemise koht ka sinna juurde. Andrei, kuidas sa, kas tegeleda kõigega korraga või? Ei, Alu ütles väga õigesti, selles mõttes ma jällegi, kui ma nagu mõtlen enda elu peale, siis ma olen jällegi hästi palju asju teinud, vaata. Ma olen võistlustantsuga tegelenud, ma olen tennist mänginud, saaljokid mänginud, ka kitarri mänginud, no kõike, mis nagu, siuke noor inimene võib proovida, eks nagu ma olen igal pool jalgpalli mängin ka, siiamaani mängin, et selles mõttes nagu ma olen kõike nagu seda proovinud ja ma olen, täpselt, et ma olen nagu algusest peale, ma ei tea, kuidagi võtnud selle sihi, et ma võiks mingid asjad ära proovida, ja siis ma vaatan endale nagu, kas see meeldib mulle või ei meeldi, et selles mõttes ma ei taha midagi nagu kohe nagu, et kui ma lihtsalt nagu eelarvamusega, et okei, see on kuidagi, see võib-olla ei ole minu jaoks, aga nagu ma ei ole seda reaalselt proovinud. Mul oli näiteks just nagu golfiga nii, et ma olen seda golfi nagu ammu jälginud ja vaatanud ja siis mõtlen, et kurat, igav sport on, et ma ei tea, et nagu, aga samas ma ei ole vaata kunagi proovinud. Ja siis nüüd ma käisin puhkusel Türgis, mul avanes võimalus, et ma saaks nagu veits ka seda golfi proovida. Samas nagu suht lahe siuke, saab, kui käpa sisse saab, et siis on nagu päris lahe selles mõttes, nii et ära kunagi nagu alahinda seda. Aga selles mõttes jah, et kõike tasuks proovida, sest tegelikult vaata hästi palju minusuguseid noori, kes nagu me vahel räägime nii edasi ja siis ütlevad, et Andrei, et vaata, sa oled juba nagu muusika nagu enda jaoks leidnud, bla, 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 aga samas nagu, et mina ei ole mitte midagi veel. Esiteks, ma ei tea nagu, mis rahvas meid siin täna vaatab, aga kui sa oled reaalselt 20, olgem ausad, nagu sa oled nii noor, et sul on nii palju aega, et sa isegi ei pea otseselt mõtlema, et nüüd ma pean, kui sa oled 20 ja ma pean nüüd 2 aasta pärast mingi hull kõva tegija olema, et selles mõttes ei ole, see on kuidagi, see on siuke pinge, mis on meile võib-olla peale pandud, et nüüd kui sa ei ole mingi selleks ajaks midagi saavutanud, siis sa oled juba finished, on ju. Et jah, aga ma arvan, et kui sa nagu see, kui sa tahad leida seda õiget, on ju, siis ongi see, et sa võiksidki proovida niimoodi, nagu Alu ütles, et võtad mingi asja ette, paned sinna nagu reaalset effortit, pingutad ja kui sul reaalselt nagu ei tule välja ja sa oledki nagu see ei toimi, siis paned selle asja kõrvale ja liigud edasi. Et mis minu jaoks mul on kuidagi nagu selline sisemine tunne, mis mulle kohe alguses ütleb, et see on see, mis ma nagu teha tahan. Ja mul oligi nagu, oli muusikaga, kui ma alustasin, siis oli see sama tunne, oli see, miks ma üldse nagu püsima jäin sellel. Ja nagu lõputus ma ütleks nagu seda ka, et mul oli niimoodi, et mul oli eelmine aasta oli mul siuke valik, et siuke karjäärivalik põhimõtteliselt, et veitsid nagu, et kas mul oli siis võimalik nagu jalgpalliga tegeleda või siis ma võtan lihtsalt selle, et ma hakkan nagu panna muusikat edasi. Ja see oligi, mängisin sellisel suht viisakal tasemel, mul oleks saanud nagu igast oli võimalusi, aga samas nagu ma tundsin, vaata see nagu näiteks nagu takistas muusikat ja oli trenn on ikkagi trenn, see väsitab ja värki ja siis mul ongi nagu 2 valikut, 2 sellist tähtsat valikut, aga nagu ongi see, et sa nagu, siin tuli see tunne vaata sisse, et nagu, et ma tean, et see muusika minu jaoks õige, siis ma pean lihtsalt selle jalgpalli kõrvale jätma ja siis ma keskendusin muusikasse ja siis ma panin sinna 100% ja siis nüüd on vist nagu aastaga ära tasunud, nii et jah. Ja, ma siit kohe võtaks jälle jutu järje üle ja ma jätan kohe Roland siin vahele. Et mina kui vana thanks. Mina kui vana ajalooõpetaja üldse siin kõige vanem inimene, siis ma tooks kohe ajaloost ühe näite, et siis saavad kõik noored niimoodi veebi tagant ära minna. Et kunagi oli Saksamaal selline tüüp, kelle nimi oli Heinrich Schliemann. Ta tegeles ka ennast ise huvitegevuses harimisega, luges vana hästi palju müüte. Aga siis ta oli üsna edukas ärimees ja ajas hästi palju pappi kokku ja siis, kui ta oli juba hiliskeskealine, siis läks lihtsalt Türki ja kaevas välja Trooja linna. Päris Trooja linna. Keegi teine ei teadnud, kus see on. Ühesõnaga oma sellele
inspiratsioonile ja huvitegevusele pühenduda ei ole tegelikult kunagi hilja. Et kui te praegu, mida ma nüüd praegu teen, proovi ühte, proovi teist, et see, mis sulle meeldima hakkab, et sellele siis sa saadki edaspidi anda 100%. Et kui sa katsetad nagu erinevad variandid läbi ja leiad siis selle õige enda jaoks ja sellele annad 100%, siis hakkab sealt ka välja tulema, sealt ka see edu koht tulema, siis see paneb sul ka silmad särama, see paneb sul ka nendel teistel inimestel, kes silm ümbritsevad, silmad särama. Et ühel hetkel sa võid olla ka 60 ja siis ka veel midagi tegedat ette võtta. Ja ongi tänapäeval nagu ei olegi vaja näiteks seda mingit, sa ei pea ülikooli minema, ütleme niimoodi, et mingit asja saavutada, või sa nagu, kõik on nagu nii kättesaadav ja selles ma ise ka ju tegelikult, kui ma muusika produtseerimise avastan, ma tegelikult kõik õppisin YouTube'ist. Et varem, kui sa tahtsid produtsendiks hakata, sa pidid reaalselt nagu mingi minema sinna, sa pidid teadma õiget inimest, kõik need mingi programmid, kõik, mis seal oli, et see oli ikkagi selline raske protsess, aga tänapäeval nagu kõik meil kättesaadav, kõik on olemas. Võta kas või sama YouTube lahti, kui sa oledki leidnud midagi sellist, mis võib-olla veits sind huvitab. Pane sisse sinna how to või mingi tutorial või kuidas algusest peale mingi tüüp ehitab üles mingi asja, et kõik on nii kättesaadav ja nagu võib-olla tänapäeval ongi see, et ma ei saa sellega hakkama, ei oska seda, et see on rohkem selline vabandus, et tegelikult kõik on nagu olemas ja kõik on kättesaadav ja tasuta. Väga hea, väga head pointid tõite mõlemad välja, et ma just tahaks selle Andrei sinuga asjade kohast, sa ütlesid seda sisetunnet usaldada, et see on nagu minule nagu ka väga hästi nagu näidanud, et kui vähegi nagu, mul mängisin ka tegelikult jalgpalli kunagi, aga mul andsid nagu vigastused märku, et ma võib-olla ei peaks sellega tegelema. Ja aga kui ma olin 10. klassis, siis mul klassikaalased hakkasid kitarri mängima ja ma pool aastat hiljem vaatasin, et neil juba täitsa ju tuleb. Ja siis ma mõtlesin, et ma tahan ka. Ja siis sealt sai minu selline kitarriteekond alguse ja nagu ma siin praegu ka hoian kitarri käes. Et milleni see tegelikult veel nagu viis on see, et nüüd paar aastat tagasi ma leidsin endale lauluõpetaja ja ma sinnamaani ma olin arvanud, et ma ei oska laulda, aga see lauluõpetaja muutis ka seda uskumust minu jaoks. Ja täna ma nii siis nagu esitan kitarriga laule ja laulan ka. Ja see tuli siis, kui ma hakkasin laulma, kui ma olin 31, et nagu selles mõttes ei ole, samal ajal ma tean, mul on tuttav, kes alustas hobilennundusega, kui ta oli 53 või 55 ja ta viis oma lennukiga mind lendama, oma hobilennukiga, väikse hobilennukiga, kui ta oli ise 73-aastane. Et selles mõttes nagu kunagi ei ole hilja neid asju leida, aga ma just seda osas, et see nii-öelda sisetunnet usaldada ja nagu Alo ütles, et proovi erinevaid asju, mille katseta ja see nagu toob sulle, küll sa lõpuks leiad selle, mis sind kõnetab ja see just nende asjade kokkupanemine. See oli ka hea point minu Alo sul, et ma olen ise ka seda nagu hästi palju näinud, et täna ongi see laulmine kitarri ja nüüd veel see, et ma avaliku esinemisena, aga siis ma olen seda ka kokku pannud ja täna ma teen selliseid sündmusi, kus ma ja siis laulan sinna juurde, et nagu selles mõttes need asju saab kokku panna. Et see on nagu igati nagu tasub nagu erinevaid asju katsetada ja teha ja lõppkokkuvõttes sa ei tea, milleni see välja viib. Aga nüüd rääkides veel teemast, siis võib-olla, mis on üldse võib-olla niisugused nagu võimalused noortel, et kui täna on seis, et okei, ma tahaks mingi huvihariduse või huvitegevustega tegelema hakata, kust võiks vaadata, kui on nagu see, et endal ei ole nagu sellist võib-olla nagu head mõtet nagu mida teha? Mis selle osas, Alo, mis sa välja käid? Ei, selles osas on väga lihtne, kui sa elad mõnes natukenegi suuremas linnas, see on siis Tallinn, Tartu, Pärnu, Jõhvi, Rakvere, Kure. Ma võiks jätkata, eks ole, et põhimõtteliselt on sellised linnad on huviharidust täis, võta üks ja viska teist, ükskõik millisest valdkonnast, mis iganes sa tahad. Natukene keerulisem on see, et umbes veerand Eesti noortest elab ikkagi linnast väljas maapiirkondades, et siis tuleb hakata otsima. Et ma tegin väikese kerge veebiotsingu erinevate maakondade kohta ja põhimõtteliselt, kui Google'isse toksida nagu huvitegevus, huviharidus ja oma maakonna nimi, siis ta viskab kohe nagu päris mitmed lingid lahti, kust on siis võimalik saada. Et see on siis see traditsiooniline huviharidus ja sinna juurde hästi palju ka huvitegevust. Hästi palju asju toimub noortekate juures, aga siin ma vaatasin chatis oli ka enne juba, Gretel oli üks küsimus, et mis siis saab, kui minu kodukohas mitte midagi ei toimu. Siis ei ole mitte midagi parata, siis tuleb internet lahti teha. Sest
tänapäeval on ikkagi hirmus palju asju internetis. Et alates sellest, et leida siis YouTube'is sobivad õpetlikud videod, aga terve rida on ka foorumeid ja erinevaid gruppe, kas või Facebooki grupid, kus juhatatakse nagu ühe juurde ja teise juurde on võimalik asju hakata tegema. Ma arvan, et see on väga paljuski niimoodi ja lõppkokkuvõttes, kui juba leida inimesed, kellega neid teha, et siis saab seda koostööd teha ühiselt, teha mingisuguseid huvitegevusi üle veebi ja siis ka juba hakata kokku saama. Et ma tean väga-väga palju noori, kes on valmis sõitma päevas või vähemalt mitu korda nädalas, mitu 10 kilomeetrit selleks, et kellegiga koos teha mingisugust ägedat huviharidust. Ja siis pärast jällegi tagasi ja see ongi tänapäeval nii ja see ongi okei. Et kõik ei pea olema päris kodus käes, aga tegelikult väga-väga palju asju on väga lihtsasti kätte saadavad. Jah, väga nii olema, et Andrei, nagu sa ütlesid ka nüüd YouTube'ist ja õppisid sisuliselt muusikaproduktsiooni selgeks YouTube'ist. Et täna nagu tõepoolest, et online teel saab õppida igasuguseid asju ja loomulikult on alati võimalik ju algatada ise huvitegevusi. Et kas selle osas mõningaid häid näiteid on sul Alo ka tuua, kuna sa oled olnud siin Põlvas ja Jõgeval ja sellistes piirkondades? Ma hea meelega tooks isikliku näite. Täitsa isikliku kohe. Et eelmise aasta detsembris, ega mina olen ka nooruses huviharidusega väga vähe kokku puutunud, sellepärast, et mina olen veel nõukogude aja laps, aga ma olen tahtnud laulda juba päris pikka aega. Ja siis ma pool vägisi ja pool sunniga ja veenmisega ja igatpidi muud moodi tegelikult rääkisin ära veel 3 inimest, kes peavad sama ametit, mis mina ja on hoopis erinevates koolides ning siis me saime kokku ja üks koorijuht ja lauluõpetaja tegi meile proovi ja pani meid laulma. Nii et meil on praegusel hetkel 4-liikmeline koolidirektorite bänd. Meil on juba 6 lugu, me kord nädalas käime koos ja laulame ning sellest ettevõtmisest on hakanud sündima juba nagu uued asjad. Sest pärast laulmist ikkagi inimesed räägivad omavahel, meie räägime omavahel. Me oleme saanud juba nii kaugele, et me viime nagu erinevate koolide õpetajaid kokku, et nad üheskoos midagi ägedat ette võtaksid. Ja tegelikult just sel reedel on Tartus toimumas ka 5 erineva kooli õpilasesinduste selline ühislaager, kus siis jällegi noored saavad kokku, räägivad oma koolide ettevõtmistest, tegevustest ja leiavad neid asju, mida ühiselt teha. Et see on väikestest asjadest võib välja kasvada nagu väga-väga suured asjad. Ja, väga lahe selles mõttes, et jällegi hea näide, kuidas asjad on võimalikud, kui vähegi ongi täpselt see, et ühelt poolt on ju see, et kui sa näed, et sul ei ole mingit asja, aga sul on tunne, et midagi tahaks teha, siis vaata ringi, et leia veel neid huvilisi, kes sellest asjast on huvitatud ja pange ise midagi kokku, et selles suhtes noorena nagu katsetada ja selle puhul sa saab jällegi ju pöörduda, ongi siis kas siis koolist oma huvijuhi või noorsootekeskuste poole ja nende tuge küsida selles, et kindlasti neil on väga hea meel, kui tuleb mõni noor, kes ütleb, et mul on mingi, tahaks teha midagi, et ise nagu pakuvad välja, mitte ei tule siia, et mis teil siin toimub, et kas midagi ägedat ka on. Et selle osas kindlasti ma tahtsin veel selle koha pealt ka, et kui keegi veel mõtleb, et mis kanalitest infot otsida, siis ma mainin selle ka ära, et need webinarid ka toimuvad tegelikult paljuski sellel põhjusel, et iga aasta 20 aastat toimunud noorte mess nimega T5 enam see aasta ei toimu esmakordselt ja need webinarid tegelikult on ka paljuski selleks, et siis nagu täita seda tühimikku ja noortele seda informatsiooni edastada ja t5.ee saab olema tegelikult ka keskkond, kuhu erinevat infot nii ka huvihariduse ja huvitegevuste kohta hakatakse koondama rohkem ja rohkem, nii et see on ka veebileht, millel kindlasti noortel tasub silma peal hoida ja sinna minna, kui on mingeid küsimusi ja soove ja huvi ja teadmisi vaja juurde saada. Et selline soovitus ka, aga lähme siit selle juurde, et kuidas, siin ma võib-olla alustaks sellest küsimusest, et Triinu küsis seda, et kas hariduse omandamine, siis huvihariduse, ma usun, et selle omandamine ja et mingi hetk ilmneb näiteks, et see sulle ei sobi, et kas see võib ikkagist ka olla hüppelauaks tulevikku või on see pigem raisatud aeg?
Alo. Mina? Ei. Huviharidus minu arust ei ole kunagi raisatud aeg. Et isegi kui see ei sobi ja tegelikult on täiesti okei jätta pooleli need asjad, mis sa tõesti tunned, et sind hakkavad ühel hetkel väsitama ja õnnetuks tegema. Ja mingitel hetkedel tulebki teha valikuid. Aga need oskused, mis sealt huvihariduses saab, neid sa kannad ju endaga ikkagi kaasas. Et olgu selleks siis kitarri sõrmitsemine või tugev vasak jalg, millega palli lüüa. Et kindlasti kulub see ära kusagil tulevases elus. Ja pealegi, praegusel hetkel minul on üle Eesti, ma arvan, et kusagil 2-3 tuhat tuttavat inimest, keda ma tean ja näen ja rääkida oskan millestki. Aga ma olen tegelenud ka paljude erinevate asjadega. No ühes valdkonnas küll ma olen ikkagi seotud kooliga terve elu olnud, aga kord õpetajana, kord hoopis direktorina ja siis hoopis juba lihtsalt mingisuguse matkakorraldajana ja nii edasi. Et kõik need tutvused, keda siis huvihariduses saab, et ühel hetkel hakkavad need sinu kasuks mängima või tööle. Et sa saad nendega ja nende inimestega, keda sa tunned ühest või teisest kohast, midagi uut jägedat ette võtta. Ja leida siis uue huvihariduse, saad jällegi sealt tuttavaid juurde ja neid omakorda kokku pannes. Lõpuks tuleb siis välja Eesti rahvas. Juhei. Kas Andrei, kas sul on olnud selliseid huvitegevusi ja asju, mis sa nagu oled teinud? Sa tegelikult ilmselt mainisid ka, et sa oled erinevaid asju proovinud, kuidas sa tunned, et on need nagu niuke maha visatud aeg olnud või pigem nagu täitnud omal ajal oma nii-öelda elementi, oma rolli? Ei, kindlasti mitte, selles mõttes, et nagu iga asi, mis sa teed, ongi lõpuks kunagi, sa ei tea kunagi, mis lõpuks nagu sinu jaoks kasu toob, et võib täiesti tulevikus sa oled nagu, ma mängisin kunagi jalgpalli, et saad sõpradega kokku, lähed mingi oma töökaaslastega mängid jalkat, et nagu sa oled kõige kõvem vend seal, et selles mõttes lähevad. Aga minu nagu elus jah, et nagu ikka, ma mõtlen, nagu mängin tennist, ma käisin võistlustantsus, et nüüd, kui nüüd ma peaks kunagi kusagile pallile minema, siis ma võtan tüdruku ka, siis ma nagu maskan valtsi tantsida, vaata, et ma jää häbisse ja et ja tegelikult, mis kõige suurem see, kui me rääkisime siin nagu see, et kui sa jätad nagu selle pooleli, et ma ju jätsin ka tegelikult pooleli muusika hariduse. Sest et kui ma käisin Elleri koolis, siis ma läksin sinna esimesele kursusele ja ma olin lõpuks nagu, et kuule, et nagu ma ei, see nagu Alo ütles, et kui sa tunned, et see teeb sind nagu, see ei tee sind õnnelikuks, siis on nagu aeg see kõrvale panna. Ja mul oli selle asjaga täpselt samamoodi, et ma ei näinud ennast, ütleme mingi 10 aasta pärast kusagil Vanemuises klassikalist klaverit, mingit soolot ja mingit sükst asja tegemas. Ma lihtsalt ei näinud ennast. Ja selles mõttes ma jätsingi vaata pooleli. Aga kuhu see muusika nagu nüüd viinud on, et kõik see minu karjäär on nüüd nagu ümber selle. Nii et ikkagi see tuli kõik kasuks, kõik see aeg, mis ma mingi muusikakoolides ja igal pool käisin, et sinna ka sai ka ikka panustada, kui me korra tuleme tagasi sellele eelmisele küsimus meil oli, et vaata, kui nagu väikses kohas võib-olla ei ole. Ma ju käisin, ma olen ise ka õgevalt ja ma käisin Elleris käisin muusikakoolis mingi 4 korda nädalas, kogu aeg iga päev sõitsin Jõgevalt Tartusse tagasi ja samal ajal ma käisin nagu palju Jõgeval koolis ka. Et selles mõttes see oli ikkagi nagu siuke raske aeg, aga et kui sa nagu reaalselt tahad midagi toimima panna, siis sa ikka võtad ette ja otsid mingid variandid. Ägedes, et jah, et see muusikaline haridus, see on ikkagi, ma lõpetasin ära, aga ikkagi see on kasutud. Nii et isegi kui sa oled nagu, ma ei tea, ükskõik mida teinud, see ikkagi võib sulle tulevikus nagu kasulik olla. Aga jah. Ja see küsimus on nüüd ka, ma küsiks tegelikult noorte enda käest veel seda, et mis on sinu jaoks, kes sa vaatad seda täna võib-olla takistus, kui sa täna võib-olla ei tegele oma huviharidusega või ei tegele selle valdkonna huvitegevustega, mida sa tahaksid, siis mis on nagu see takistus, miks sa seda teha ei saa, et oleks huvitav teada ka seda, et natuke nagu noorte enda poolt saada teada.
selline küsimus veel, et aga kuidas siis ikkagist leida üles see õige nii-öelda nende paljude võimaluste hulgast, et me oleme siin rääkinud seda, et tasub katsetada ja proovida erinevaid asju, aga mis siis veel, kuidas see nii-öelda see õige asi enda jaoks ikkagist üles leida? Et Alo, võib-olla sulle jälle siis alustuseks. Okei, kuidas see õige asi üles leida? Võib-olla peaks nüüd andma kellelegi teisele edasi selle sõna. Aga esiteks tuleb anda võimalus. Ma tean, et ma olen seda näinud oma elus ja oma töös noortega hästi paljudel kordadel, et ei anta huvitegevusele ja huviharidusele võimalust. Katsetatakse kõike liiga lühikest aega. Ehk lähen käin korra kohal, mulle ei meeldinud, lähen käin korra kohal, see on õhtuti, lähen käin korra kohal, mis asja, laupäeval on veel mingi laager sellel, see pole minu jaoks. Et enne kui loobuda, enne me rääkisime sellest, et kui see silmi särama ei pane, on okei järele anda. Aga sellest on üks etapp veel varem, et enne kui leida, et see ei pane silmi särama, siis tuleb ikkagi anda sellele tegevusele võimalus. Ehk käia ikkagi kohal see 6 korda, 12 korda, aasta, pool aastat. Et kui see siis tõesti ei tööta, siis on okei loobuda. Ja sellega on seotud tegelikult üks teine asi ka, et ma tean vähemalt 3 täiskasvanud, minust isegi veel vanemat inimest, kes on oma eluvalikutes üsna rahulolematud ehk õnnetud. See on sellepärast, et neil perekond ja lähedused ütlesid, et ei, sa pead minema nüüd ülikooli, sa pead tegema nüüd need asjad ära, sa pead hakkama nüüd kellekski selleks, keda sa ülikoolis õppisid ja lõpeta see tilu-lilu nüüd ära. Ja siis nad õpetasid selle huvihariduse, mis neil tegelikult silmad särama panid ära, kuulasid ilusasti oma vanemate ja sõprade ja sugulaste sõna ja nüüd nad üritavad ennast taas leida ja lähevad tagasi selle juurde, mida nad nooruses tegelikult teha tahtsid, aga millest nad siis loobusid. Nii et hoidke kinni sellest, mis teil silmad särama paneb ja andke võimalus nendele valdkondadele, mida teile pakutakse. Need on 2 asja, mida mina tahtsin öelda. Aga jah, Andrei, mis sa ütled, kuidas leida see õige? No minu jaoks ongi jällegi see, et peab proovima muidugi asju, et muidu kui sa istud diivani peal ja ei tee mitte midagi ja siis sa ei saagi kunagi teada, vaata, mis on see õige. Aga kui sa reaalselt proovid, siis minu jaoks on alati toimunud ikkagi see, et ma enne mainisin ka, et sisetunne. Et lihtsalt, see on täpselt siuke asi, mida sa isegi ei oska täpselt kirjeldada või sa ei oska öelda, mis see on, aga sa lihtsalt tunned, vaata. Sa tunned, et kõik su sees kuidagi, kui sulle ei meeldi see, siis see kõik takistab sind. Sa oled täiesti õnnetu, sa ei taha minna. See on lihtsalt siuke füüsiliselt hakkab raske sul juba ja mentaalselt ka. Aga just kui sul on siuke, et jess, et okei, ma tahan sinna minna, ma tahan seda teha, ma tahan uusi asju proovida. See on siuke, et okei, et võib-olla see on mingi asi, mis on see õige. Et muidugi sisetundega on selline asi ka, et sisetunne võib suht hilises faasis tulla. Et kui me oleme, ütleme, mingi 15-16, siis muidugi meil on mingi vanemate tamp taga, ja siis veits vanemad võivad sinu eest rohkem mõelda. Tänapäeval võib-olla muidugi asjad võib-olla natuke muutunud, et kuna kõik maailm käib ajaga kaasas ja inimesed arenevad rohkem, et siis võib-olla juba on 16-aastastel tegelikult kui ma ise ka tean siukseid nooremaid inimesi, kes on juba sellise mõtlemisega, et sa mõtled, et mis siin vahepeal juhtunud on. Et lihtsalt sisetunnega on et kui sa noor oled, siis võib-olla sul ei ole seda, sest sul on igal poolt tuleb mingi inimene, kes ütleb, et tegelikult võiks nii olla, tegelikult sa pead sinna, sa pead seda tegema. Et aga kuidagi aeg-ajalt see areneb ja sa vaata me saame kõik suuremaks ja me hakkame oma peaga mõtlema ja siis kuidagi see sisetunde see, mis sul on, sa reaalselt hakkad tundma seda. Ja mis sisetundega aitab ka veel on see, et kui sa endaga reaalselt tegeled, et kui sa tead, milles sa hea oled, mis su peas toimub,
kõik sellised asjad, mis nagu nii-öelda enesearenguga kaasas käivad, et sa pead ennast tundma. Ja siis sa juba, noh, kui sa teed mingeid asju ka, vaata, siis sa oskad kuidagi seostada seda. Ja nagu Alo ütles ka, et tegelikult tulekski nagu, kui sa reaalselt okei, oled leidnud miskit, et nüüd, et võib-olla see on huvitav, anna aega sellele, et nagu algus on alati raske, et alguses sa ei saagi ju reaalselt mingi hakata, noh, kui mina võtan oma produtseerimise siis koha pealt, siis ma ei saa ju loota seda, et nüüd mu esimene projekt on kohe mingi Spotify mingi number 1 ja mingi maailmas igal pool trendib ja et noh, seda ei saa loota. Ja algus ongi see, et algus on raske ja alguses kõik, mis sa teed selles asjas, ongi sitt, nagu öeldakse. Et lihtsalt peab nagu sellega nagu arvestama, et nagu peab arvestama ja jah, et ja mida rohkem see aeg nagu mööda läheb, siis kõik need asjad, mis alguses olid rasked, selles, et sa kinnisilmi ära, see nagu une pealt on, et see ei, noh, et ongi, et ajaga kõik läheb nagu kergemaks ja siis pärast sa lihtsalt tunned seda, et sa ei pea mõtlema, mis nüüd, kuidas ma seda teen, et sa lihtsalt paned kõik nagu sinna sisse. Ja jah, minu arust nagu need nagu 3 asja, mis ma ütlesin, nagu need on sellised, mis võib-olla nagu natukene aitaksid nagu. Aga ma annan ka paar nagu sellist, mida ma olen ka oma raamatus 12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma jaganud on. Üks nendest on see, et kui sa, üks asi, millest me oleme juba tükk aega rääkinud, on ju, proovi erinevaid asju, aga teine asi on see, et vaata, proovi ka selliseid asju või vaata, pane endale kirja sellised asjad, mille osas sa tunned, et sa oleks valmis neid tegema ka täiesti tasuta. Ehk et sul on nagu selline, et see lihtsalt nagu paneb sul silma särama ja sa tahad seda teha isegi, kui sa ei saa sellest mingit tasu. Ja siis on muidugi see koht, et nagu leida see võimalus, et sellest ühel hetkel ka kuidagi endale mingisugune sissetulek tekitada, aga selle osas eriti noorena ei ole vaja väga palju muretseda, sellepärast et parem tee nagu seda, mille osas sa tunned, et tõmbab. Ja teine asi on võib-olla seda, kui sa ei tea täna, mis see sinu asi on, et siis mõtle veel selliselt, et kui sa vaatad teisi inimesi, kes teevad mingeid ägedaid asju, ja kui sul tekib kellegi osas sellises nagu heas mõttes kadedus, ehk et sa tunned nagu, et jube äge, mida ta teeb, et ma tahaks ka. Ja siis on muidugi ära nagu, see ei tähenda seda, et sa vaatad, et keegi laulab ja on nagu paljude inimeste ees ja jube äge on ju, et sa pead arvestama ka seda, et see, et üks asi, et inimene on laval ja tal on äge ja nii edasi, sellel nagu eelneb ja sinna juurde käib tegelikult väga palju tööd ja seda, et see nagu, mis kõik taustal käib, aga kui sul mingi asi nagu niimoodi tunneb, et kõnetab, siis mine ja leia võimalusi, kuidas seda järgi katsetada. Ja siis on hindamiskoht see, et kas see tegevus, mida sa teed, kas see annab sulle energiat juurde või sa tunned, et see võtab sulle energiat ära. Ja siinkohal ma ei mõtle sporti, et kui sa lähed nüüd jooksma ja sa tunned, et võttis mul energia ära, siis see ei ole päris see. Ma mõtlen, kui see nagu tegevus ise, kui sa tunned, et sa saad sellist nagu tunnet juurde ja positiivset energiat, siis see on võib-olla jällegist nagu märk sellest, et seda tasub sul teha. Nii, sellised mõtted selle osas, aga siin on üks väga lahe küsimus veel esitatud Sirli poolt. Mida olete tahtnud terve elu proovida, kuid pole selleks julgust? See on nüüd niisugune küsimus, mida ma küsin nii sult, Andrei ja Alo, aga ka sina, kes sa vaatad seda, mis on mõni asi, selline asi, mida sa oled tahtnud alati või tükk aega tundnud, et sa tahaksid proovida, aga sul pole olnud julgust või mis iganes asja selle jaoks, et seda nagu katsetama hakata, et mis see sinu jaoks on? Aga Alo, mis sul on mõni selline asi? Mille jaoks mul pole julgust, aga mida ma olen alati tahtnud katsetada? Just. Ma ei tea. Ei, vanasti oli neid hästi palju, aga nüüd ma olen juba vana ja kogenud ja nüüd ma olen ikkagi väga paljud asjad ka ära katsetanud. Et ega ma, praegusel hetkel siin tundub, et ma suhtlen täiesti vabalt ja tegelikult need on, kes on mind näinud, siis teevad, et laval ma tunnen ennast hästi, mida rohkem inimesi saalis on, seda parem on. Aga ega ma alustasin ju ka sellega, et kui oli tarvis minna klassi ette ja midagi lugeda, siis hääl värises ja tegelikult oli natukene, kõhus oli selline halb tunne ja ega need sõnad ei tulnud alati täpselt meelde, et
ma arvan, et see, mis on olnud minu mure ja probleem ja see kartus ja tegelikult paljudel noortel on esinemisjulgus. Et paljud, kes tulevad meile kooli ka, ütlevad, et palun õpetage meid esinema. Noh, ja muidugi hea oleks saada mingit teooriat, et praktiliselt ei pea, aga see ongi see asi, mida tulebki praktiliselt teha. Noh, see on tegelikult ka üks mingis mõttes huvitegevus ongi esinemine. Ja mul on väga hea meel, et ma olen sellega tegelenud ja et praegusel hetkel tunnen siin 2 suure mehe kõrval nagu võrdne võrdsega. Ta nüüd natuke isegi suuremana kui teised. Et tegelikult peabki minema lavale ja katsetama. Ja tegelikult ongi tarvis võtta see pall ja minnagi wow, see on natuke scary. Minnagi teistega jalkat mängima ja mis sest, et sa alustad alguses kusagil 7. liigast. Et kui see on see, mis sind õnnelikuks teeb, et see on täiesti okei. Et noh, see hirmu võitmine algab väikestest asjadest. Ja kui see asi tundub, mida sa tahad ette võtta, liiga suur, noh, see sama number 1 hitt Spotify's või aasta hitt või mis iganes, siis alusta väikestest asjadest. Et jaga tegevus osadeks ja ajaliselt ära ja kui sa selle esimese sammu ära teed, siis on juba kergem teist sammu teha. Et keegi ei hüppa trepist üles korraga. Et ikkagi samm haaval, et kõigepealt 1 samm ja siis teine samm ja vahepeal komistad ja kukud ka, kas saad ennast püsti ja lähed jälle trepist üles. Juhei. Väga hea. 7. liiga, siis selle jaoks saad oma liiga teha, sest Eestis nii palju liigasid jalgpallis ei ole, aga võimalus alustada. Andrei, mis sinu jaoks on mõni niuke asi, mida oled tahtnud teha, aga ei ole teinud? Ma praegu mõtlen, et ma olen selliseid ekstreemseid asju nagu suht edasi lükanud, et ma tegelikult täiega tahaks mingit sellist langevarjuhüpet teha nagu üksi või siis benchhüpe on siuke veits nagu rahulikum, aga ikkagi selline ekstreemne. Et sellised just nagu ma olen selliseid asju nagu kuidagi, ma ei tea, plaanid on nagu ammu olnud, et tavai ma teen ära, aga samas siis kui nagu selle tavai teeme ära, et siis peabki reaalselt, mis ma nagu õppinud olen ka, et kui sa oledki nagu mingit sorti eesmärgi nagu sead, see ongi see, et sa panedki, et okei, ma tahan langevarjuhüpet teha, siis ongi järgmine samm kohe pärast seda, kui sul see mõte on või selle kirjale paned, et kohe lähed, otsid selle neti üles ja paned endale ajakirja, siis sul ei ole valikut enam, et siis sa oled juba selles in ja siis sul ei ole muud varianti, aga ma ei tea, ma olen kuidagi edasi lükanud seda ja ma ei ole nagu ette võtnud, et tavai, nüüd ma lähen teen seda, aga peaks, kindlasti ma tahaks seda. Ma ei tea. Pärast seda webinari panen ajakirja endale. Praegu ei ole kõige parem aeg selle jaoks ilmselt, aga... et kunagi suvel äkki siis proovib ära. Ja mu enda jaoks on, tegelikult on see, ma olen selles osas nagu Aloga nagu samal, et ma olen kuidagi enda jaoks nagu leidnud selle, et täna vähe, kui ma midagi nagu tunnen, et nagu peaks proovima, siis ma lähen ja proovin ja teen. Et sellest nagu, ma arvan, et see kartusest üle saamine, et see on nagu nii oluline, et see, et sa lähed ja teed ja proovid, see juba aitab sellele väga tugevalt kaasa. Aga minu jaoks täna üks asi veel, mis on nagu selline, mida ma tunnen, et ma nagu tahaks proovida ja teha, aga ma ei ole veel teinud, on selline... Ma vaatasin, keegi kommenteeris ka stand-up comedy, et nagu teha nagu, et aru saada sellest, et kuidas see stand-upi asi käib ja siis reaalselt seda nagu proovida ja seda nagu ka siis nii-öelda laval kasutada, et täna niisuguse avaliku esinemise ja laulmise poole, selle ma olen saanud sellisel tasemel, et ma julgen minna inimeste ette ja seda teha, ükskõik kui palju seal inimesi on, alles natuke aega tagasi ma olin 4000 inimese ees Poolas, laulsin ja rääkisin, ja ma tundsin ennast väga hästi selle juures, mis oli jälle ja märk sellest, et see võib olla midagi, mida ma peaks edaspidi ja rohkem tegema. Aga võib-olla selline stand-up pool ja lahed pakkusite ka oma variante. Aga siit nüüd mul on selline küsimus, et me hakkame vaikselt siit küll otsi kokku tõmbama, aga kes tahaks mingisugust auhinda saada? Kes tunneb, et ta on olnud nii aktiivne ja aktiivselt kaasa löönud ja peaks selle auhinna siin on selle auhinna välja teeninud. Ma arvan, et kõik tunnevad seda. Aga siin 6 nime, kes on välja valitud, kes on meie arvates olnud sellised aktiivsemad. Ja need on Diana, Alfred, Markus, Grete, Maigi ja Sirli.
teile palju õnne, auhinnad, ma ei ütle, mis need on, pärast meili teel anname teada ja need erinevad auhinnad, mida me ära jagame, sellest me oleme ka eelnevalt ja pärast meili teel teile teada andnud ja andmas. Nii et, aga teeme neile kõigile Diana, Alfred, Markus, Grete, Maigi, Sirvi ja suure aplausi. Ja olge endiselt aktiivsed, veel 2 webinari on selles noorsootöö nädalal toimumas, saate ka sinna tulla ja sellel võistlusel endiselt osaleda, et saada peaauhind, mis on siis see, et ma ütlen selle välja, Shannoni laulja Taavi Immota tuleb ühte, kas siis kooli või noorteorganisatsiooni, kellel kõige rohkem osalejaid siin webinaridel käib ja osaleb laivis. See on oluline, laivis, mitte kuskil hiljem pärast, vaid just nimelt laivis, siis tuleb teie juurde ja teeb mõned ägedad tuntud lood ja räägib midagi juurde ja tegelikult ma tulen ka ise sinna kaasa ja räägin midagi ägedat juurde. Et selline auhind, aga veel üks küsimus on see, et anna meile tagasisidet ka tänasele webinarile, sest mõned auhinnad me anname ka siis ära, kes vastavad tagasiside osas. Panin üles just sellise tagasiside vormi siia, mida sa saad ilusti lihtsalt kiiresti ära täites, seal on mõned lühikesed küsimused. Ja lõpetuseks ongi veel, mis meie külalised tahaksid veel noortele kaasa anda, öelda kogu selle huvihariduse ja huvitegevuste teemade osas ja selle osas, mis me täna rääkisime, mis oleks lõpetuseks veel selline purakas, mis noortele kaasa anda. Alo, mis sa tahaksid? Ja, muidugi tahan. Ma tahan öelda, et nii huvitegevusel kui huviharidusel on üks sõnapool ühine, see on huvi. Ehk see, millega tegeleda peab tekitama sinus endas huvi. See peab sulle endale meeldima. See peab panema sind hästi tundma. See on esiteks. Ja teiseks, kõik see huvitegevus, mis ühel hetkel võib sind viia väga suurte ja ägedate asjadeni, algab sinust enesest. Et sa pead ise minema kohale, sa pead ise diivani pealt püsti tõusma, sa pead ise panema aeg-ajalt teleka ja Facebooki ja mõned teised asjad kinni. Ja sa pead ise inimestega rääkima ja sa pead ise siis harjutama seda huvitegevust ja seda huviharidust, mida sa teed selleks, et kuhugi jõuda. Et kõik see huvitegevus algab sinust enesest. Et seda võib pakkuda ükskõik kui palju, aga kui sa ise seda vastu ei võtta, siis see ei olegi sinu jaoks ja sinust ei saagi selles asja. Sa pead olema ise avatud ja ise otsima neid võimalusi. See on kõige olulisem. See on minu kõige olulisem sõnum praegu. Väga hea. Andrei, mis sa kaasa tahaks anda veel öelda lõpetuseks? Ma arvan, kõikidele võib seda öelda, et aega on palju. Selles mõttes ärge mõelge üle, et kui te ei ole selleks ajaks midagi saavutanud, siis te olete läbi. Et aega on palju, aga kasutage seda aega targalt, et ongi, proovige asju, käige ringi, suhelge inimestega, tehke tutvusi, et iial ei tea, mis asjast võib kujuneda reaalselt teie karjäär. Ja äkki keegi inimene, kellega sa saad tuttavaks, tema võib siin edasi viia kusagile. Et selles mõttes jah, et aega on palju, aga samas proovige ja otsike ja avastage. Noortele veel ütleks nii palju, et kuna ma ise teen sükest asja, et ma olen siis võib öelda, et siuke avaliku elu tegelane ja minu töös on sellised hästi palju võib-olla kriitikuid ka. Et selles mõttes ma võin päris hästi sellest rääkida, et kui negatiivsed tegelikult inimesed on. Ja ütlekski seda, et ärge kuulake neid, et pigem keskenduge sellele, et siin chatis on ka väga ilusti näha, et hästi kõik on nii positiivsed, kõik on nii head. Ja kui ma vaatan oma YouTube'i mingid videosid ja asju, et seal on ka tegelikult ülipalju häid kommentaare. Ja keskenduge sellele, mida inimesed ütlevad teile, et sa tegid seda hästi. Aga ärge kuulake neid negatiivseid inimesi, aga kuulake konstruktiivset kriitikat. Et kui keegi ütleb teile, et see oli halb, aga põhjendab ära, miks see oli halb ja mida sa võiks paremini teha, et seda võite kuulata vabalt. Aga lihtsalt ärge kuulake teisi, tehke seda, mis teie õigeks peate. Siis
siis võib-olla, mis kõige olulisem asi on see, et kui sa tahad reaalselt nagu millegini jõuda, on see, et lihtsalt nagu pane silmad kinni, ära nagu keskendu mingi lollidele asjadele ja siis tee tööd. Et lõpuks ongi see, et see kõva töö reaalselt, sa teed seda iga päev, mitu tundi ja see lõpuks viib kusagile. Et see ongi nagu see tegelikult see shortcut on, et kui niimoodi võtta. Ja jah, ma ei tea, ma ütlekski, et tehke seda, mis teeb teid õnnelikuks. Väga hea. Ma ütlen sellist asja, et leia oma anded, leia oma tõelised anded üles ja siis anna seda võimalikult paljudele inimestele. Ja et nii lihtne see ongi ja tõepoolest selle osas ka, et see nii-öelda oma asja leidmine, see on ülioluline ja katsetada erinevaid asju, et me siin ka täna katsetasime uut asja, proovime korra, kas me oleme nagu taremaks ka saanud, et ma tahaks selle tühja klaasi Alole anda, et kas see tuleb meil välja nüüd, et Andrei, oled sa valmis, ma annan kohe selle sulle ja siis anna see ma juba näitasin ette võtad vastu või ma annan selle sulle oota, kuidas mis asi see nüüd oli? Oota ma ei tea minu käes on klaas, Andrei ma ei tea, kummal pool sa oled mulle figure it out nii, siit tuleb nii. On õige. Anna edasi. Nii. Alo. Okei, me peame seda veel harjutama, aga sina leia üles see, mis sind rõõmsaks teeb ja õnnelikuks ja harjuta ja proovi ja need asjad hakkavad lõpuks tulema. Aitäh, tšau! Tšau!